Tere pärastlõunat, kell on saanud juba 13.01. Mina olen Ulla Kadakas, Eesti Ajaloomuuseumist arheoloog ja mul on väga hea meel, et sellisel toredal konverentsil saan siis ühe ploki modereerimisega tegeleda. Nüüd juba siis 1,5 päeva toredaid ettekandeid kuulates, mis on üks hirmsam kui teine oma sisu poolest, kus kohas käed vajuvad jõuetult rippu ja mõtled, et miks midagi teha ei saa, siis võib-olla nagu siis selle ploki sissejuhatuseks meie ploki pealkiri on ennetus ja vastus. Et oma töökogemusest siis kunagi Muinsuskaitseametis ja praegu muuseumis on tekkinud tunnetus juristidega rääkides, et juristid ütlevad, et kuidas tuleb inimestesse suhtuda. Et inimestesse tuleb suhtuda selliselt, et inimesed tahavad olla head. Täna me kuulsime seda, et tegelikult tuleks pigem alati natuke kahtlustada. See on ju paratamatu ja erinevatel konverentsidel, kus ma olen siis arheoloogiapärandiga seoses käinud, arheoloogiapärandi nii-öelda sellise tervise teemadel, siis oleneb täpselt konverentsist, et kui tegevust on siis selle konverentsiga, kus räägitakse pärandi vastu suunatud kuritegudest, siis kõlab saalist just see pigem nii saali eest kui siis saali seest seda, et pigem tuleb inimestest arvata esmalt halba ja siis olla üllatunud, kui midagi head juhtub. Ja kui sa käid siis sellistel konverentsidel, mis pigem on pühendatud sellele, kuidas siis arheoloogiapärandit ühiskonnas rohkem teadvustada, siis räägitakse sellest, kuidas kogukonnad on, kõik algab kogukonnast, mõtleme Faro konventsiooni peale, et see on siis see koht, kus kohas tuleb usaldada inimesi, tuleb inimestele anda võimalus olla hea. Eesti läks arheoloogiapärandi osas 2011. aastal seda teed, et ütles, et inimesed on head. On muinsuskaitseseaduses siis reguleeritud hobi otsimine just sellel põhimõttel, et me usaldame selle maapõue arhiivi iga ühe kätte, niiviisi nagu tänapäeval siis raamatukogusse võid uksest sisse ja välja minna, ilma et sa peaksid ennast identifitseerima ja nii kahjuks juhtub ka ju pahategusid. Aga kahju on see, et meie esimene ettekanne siit plokist jääb ära, küll aga siis kohe otsin oma spikri ülesse. Küll aga meil on siis selles plokis 2 ettekannet Viljar Visselilt siis Virumaa muuseumist ja Kristjana Põld, kes on siis Osta.ee inimene, kes siis räägib meile, kuidas kultuuripärandit ostakse, müüakse ja vahetatakse. Ja Viljari teema, mis on kultuuriväärtus, miks ja kelle jaoks, tekitas mulle tunde, et ma tahaks teile lugeda ühe õige ammuse teksti ette, kus kohas, et me räägi kuriteost niisama, et see ei ole lihtsalt inimeste selline tunne, et midagi on valesti tehtud, vaid juba väga palju aastasadasid ja tuhandeid tähendab kuritegevus ka seda, et on siin mängus õigus ja kultuuripärandi puhul me räägime kindlasti selle väärtuse juures õigusest. Kunagi 2. sajandil pärast Kristust Rooma jurist Caius on siis mõtisklenud selle üle, kellele kuuluvad asjad. Ja tema kirjapandu põhjal on siis, see on väga suure mõjuga olnud kogu meie praeguse Euroopa asjaõiguse vaatele. Selle on tõlkinud siis Hesi Siimets-Kross ja Merike Ristikivi, nii et ma loen selle hetkeks teile ette. Jumaliku õiguse alla kuuluvad näiteks sakraalsed ja religioossed asjad. Sakraalsed on need, mis on pühitsetud ja pühendatud taevastele jumalatele. Religioossed on jäetud surmajumalatele. Aga sakraalseks peetakse ainult seda, mis on pühitsetud Rooma rahva käsul ja volitusel rahvakoosolekul. Näiteks selle kohta vastu võetud seadusega või senati otsusega.
Religioosseks teeme asja omal tahtel, mattes surnu meile kuuluvasse paika, kui me ainult oleme selle surnu matmisega seotud. Mingil viisil kuuluvad jumaliku õiguse alla ka pühad asjad, näiteks linnamüürid ning väravad. Ehk siis juba 2000 aastat tagasi on siis osa meid ümbritseva ainelise pärandi koha pealt arutletud selle üle, et äkki nad ei puutu eraomandisse, nad on midagi ülevamat. Nii et Viljar, tule räägi, mis on kultuuriväärtus. Pult tõusku. Ma nii pikk ka ei ole nüüd. Nii, tervist. On olnud 2 väga põnevat päeva. Esimene päev oli väga põnev, täna on ka väga põnev. Ja ma siin üritan nüüd filosofeerida, aga mitte, et olla nagu Vana-Rooma filosoof, kes istub jõe ääres ja rohkem infot ei ole. Et mis siis on kultuuriväärtus, kelle jaoks me teda hoiame ja mis on legend, et tegelikkuses selle ühe pika lause taga, mina muidu olen hästi lühikese ametinimetusega, siin kõik hooplesid, et neil on meetrite jagu erinevaid tiitleid, mina olen lihtsalt liige. Ja tagasi selle legendi ja info juurde, et info on kõige olulisem tegelikult, seepärast, et kõik need portaalid, erakogujad, muuseumid, mälestiste omanikud, et kui infot ei ole selle asjaga kaasas, siis ei ole selle esemega väga palju miskit teha, kui lihtsalt vaadata, et küll on ilus asi. Aga info teinekord liigub natuke teist spiraali pidi ja jõuab ka selle eseme juurde kas hiljem, kunagi kaugemas tulevikus või siis kogemata. Et neid on erinevaid variante. Ja toon teile paar näidet ka. Aga nüüd siis mulle mitte tavakohaselt on mul siin teksti ka. Tavaliselt ma näitan ainult pilte, seepärast, et ma üritan oma ettekannetes alati püüda kuulajad viia selle pildi sisse ja õppida teda vaatama teistmoodi ja õppima detaile jälgima ja õppima otsima sealt midagi, sellepärast, et ka erinevad fotod ja erinevad igasugused ajaloolised kaadrid ja kunstiteosed võivad anda meile sellise informatsiooni, mida me saame ära kasutada nii mälestise kui museaali puhul. Hästi lihtne definitsioon, mis vahe on mälestisel ja museaalil on see, et museaal on kaotanud oma sihtotstarbelise kasutuse. Et museaali kui sellisena enam ei kasutata, nagu mälestist kasutatakse. Loomulikult on siin ka natuke sellist mõttekohta, sest meil on väga mitmeid muuseumeid, kus on avatud ekspositsioon ja seal tihti peale juhtub, et tekib see kasutuse oht või kasutusvajadus. Et on olemas mitmeid näiteid. Tartus on tore linnakodaniku muuseum, meil Rakveres on tore linnakodaniku muuseum, mille tõlkis üks külastaja kogemata ümber väikekodanlase muuseumiks. Et me keeldusime nime muutmast, aga see tekitas natuke furoori küll. Ja siis Rakveres meil on ka mööblimuuseum, kus on ju ka sisuliselt enamasti avatud ekspositsioon, kuhu on juhtunud, et külastaja nii-öelda maandub tooli, teades, et ei tohi, aga ütles, et ma väga tahtsin. Ja eks seda tuleb ka mujalgi ette. Ja see tekitab ka see mälestis versus museaal, tekitab ka tihtipeale mitte eriti teadlikus inimeses sellise küsimuse, et kui ma kusagil mitte muuseumi keskkonnas võin mõnes mõisas istuda ja silitada ja paitada erinevaid objekte, et miks siin siis ei tohi, et kus see piir läheb. See on jälle see informatsioon, me peame teadlikustama seda, alustades juba lastest, ja siis jõudes ka pensionärideni, sellepärast, et tihtipeale elukaares inimesed kipuvad ära unustama seda, mida nad on elu jooksul õppinud, ja siis nad peavad lihtsalt natuke ümber õppima või uuesti meelde tuletama. Siis järgmised punktid, mis mul siin on ka, et muuseumist on saanud tihtipeale turismiatraktsioon, õpikeskkond, teemapark, sama võib kehtida ka siis riikliku kaitse all oleva mälestisega ehk siis ehitismälestise või mõne paigaga, et mida see koht siis edasi annab ja mis küsimustele ta peaks nagu vastuse andma, et seda peavad siis
tegelikkuses püüdma ka lahti mõtestada, hästi selgelt sõnastada need inimesed, kes nende keskkondadega tegelevad. Et kui sa võtad kedagi vastu, siis inimesel on ju küsimus, et miks ma seda näen? Et miks ma siin olen ja miks ma seda kogen? Et siis meie ülesanne ongi seda teha, sest et esemed ise ei räägi, meie oleme nende tõlgid, kes me nendega tegeleme. Miks ma nende mõtetega hüplen siin ringi on see, et ma olen ka see roteeruv krooniline endine muinasment, kes töötas ka Muinsuskaitseametis. Siis ma töötasin konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut. Nüüd ma töötan Virumaa muuseumis. Et kõik need 3 kogemust on andnud mulle hästi palju kanda. Tegelesin ma kultuuriväärtuste väljavööseaduse rakendamisel selle nii-öelda väljavöölubade andmisega. Siin saalis ma näen ka 2 inimest, kes minu järgi sellega tegelesid. Aitäh Signe, aitäh Linda, et te olete võimsad tööd teinud, jätkanud seda kõike. Ja ma räägin pärast natuke markantsemaid näiteid ka, mis kogu see protsess mulle on andnud. Endast tuleb rääkida vahepeal. Ja pärandi omaniku harimise punkt, ma tahaks seda ka nüüd tänases sellises tasuta kultuuritarbimise maastikus üritada nüüd sõnastada, et tegelikkuses see kõik peab minema kooli, sest kes on meie järgmine muuseumitöötaja või pärandi omanik, on ju see, kes õpib seal lasteaiast kuni ülikoolini, et võib-olla annab see kogemus haridusteel ka mingisuguse impulsi, et tekib sarnaseid inimesi juurde, nagu me siin kõik oleme, sest haridusprogrammides ja õppekavades tegelikkuses järjest rohkem õhendatakse seda informatiivset osa ja öeldakse, et minge käige kogege mujal. Ja kui nüüd tulevad need käärid, mis meil täna haridusministeeriumi ees toimub ka väike selline meeleavaldus, et tulevad käärid, et võib-olla ikkagi ei tohi seda nii-öelda raha küsida, rahastada teistpidi, et siis tegelikkuses peaks seda natuke nüüd hakkama ikkagi uuesti ümber mõtlema. Ja mälestised kui sellised, mina tean rohkem kultuurimälestisi, mis puudutab siis kunstiosa. Arheoloogiast tean ma väga palju vähem, välja arvatud siis see periood, kui ma väljavöölubasi väljastasin, siis mina olin ka see krooniline osta-sõltlane, kes kogu aeg seal seiras. Õnneks ma osta-nuppu ei vajutanud väga palju, aga lihtsalt see informatsioon, mis sealt saabus mulle õppimiseks ja teiste kolleegide harimiseks, see oli täiesti kulda väärt. Siis viimane punkt siin on põhimõtteliselt siis nüüd jälle selline minu isiklik kirg, et eset ja inimest omavahel siduda, jõuame jälle sinna hariduspoole peale, et ma mõnedes ülikoolides olen lugenud ka loenguid interjööride kontekstualiseerimisest ja kõigest sellest, mis puudutab siis ajaloolist keskkonda. Ja te ei kujuta ette, kui keeruline on inimesi panna rääkima. Selles mõttes, et visata üles küsimus, et kirjelda seda objekti või ja seda julgust ei ole. Et see julgus tuleb kuidagi alguses natuke vägisi välja kangutada ja siis hakkad vaatama, kuidas mõnel läheb silm särama ja ta lihtsalt ja järsku tulebki, lihtsalt kirjelda. Mõtlen, vigu ei ole, et lihtsalt räägi, mida sa näed ja ürita dateerida, ürita siis kas või kirjeldada seda dekoori, kui on tegemist mingisuguse objektiga. Ja see on, keskkoolides on seda lihtsam saada inimese käest kätte. Et sellepärast ma mõtlengi, et mida varasemalt seda hakata nii-öelda juurutama, seda julgemaks see inimene kasvab ja võib-olla saame ka mõned toredad uurijad endale juurde erinevates valdkondades. Muuseumi uurijad, politsei uurijad, Tolli- ja Maksuamet tahab ka kindlasti mõnda uurijat juurde, eks ole. Et me kõik igatseme andekaid ja tarku inimesi enda keskele. Siis siin ma nüüd seon ära natuke ka nende punktidega seda, mida muuseum teeb, mida mäluasutused teevad, mida tegelikkuses ka Muinsuskaitseamet peab juurutama, et mida meilt kõike oodatakse rohkem.
üks oluline asi, mis minu jaoks on hästi tähtis, on üks hästi konkreetne lause. Me kõik teame sellist asja, et me hakkame tegema koostööd. Kõik räägivad koostööst ja sinna see jääb. Et selles mõttes reguleeritakse, tehakse juhiseid, tehakse igasuguseid toredaid määrusi, ettekirjutusi asju, aga see koostöö, et ühes suunas vaatama hakata, see tihtipeale jääb selliseks üksteisele otsa põrnitsemiseks, et kes siis alustab. Et see umbmäärane reamees keegi, kes peaks siis selle initsiatiivi üles võtma, et seda nagu ei leita selle koostöö otsimise ajal. Et see on natukene selline keerukas ja siis muuseumil on ka hästi palju miljon rolli, et siin täna tuli ka mitu küsimust, et kas raamatukogu on juba kriisiplaani teinud ja kas on evakuatsiooniplaan tehtud. Me muuseumis ka kogu aeg tegeleme selle rohetsunamiga, mida ma siin kirjeldan, seepärast, et kõik läheb varsti nii roheliseks. Ma ei ole üldse selle vastu, see on väga oluline, aga lihtsalt see selline sisemine heitlus, et kui kaugele me kõigega sellega peame kohe minema, et meil oleks juba eilseks kõik valmis. Et suhteliselt keerukas ülesanne ja selle kõrvalt siis seda sisutööd lisaks veel teha sinna. Selleks nagu aega natuke jälle napib, et igasuguseid muid jutupunkte tuleb igasse muuseumisse ja kultuuriasutusse juurde. Siis loomulikult see selline kohustus, et kuidas inimest saada muuseumisse. Mulle tohutult meeldis meil on Virumaal on 8 muuseumit, meil on ka politseimuuseum ja mulle meeldis ühe lapse lause. Ma teen seda inimantropoloogiat vahepeal niimoodi, et ma kuulan salaja pealt, mida külastajad räägivad. Ja üks laps ütles, et aga miks ma pean tulema muuseumisse ja kuulama giidilt sama asja, mida ma siit seinalt juba loen. Jälle õpikoht, eks ole, et kuidas hakata koolitama oma külastusjuhti, et ära vurista maha seda, mis me juba seina panime, et seda ei ole mõtet. See oleks sama hea, kui ma ettekande ajal lihtsalt tuubin selle slaidi infot täis ja siis veerin teile kõik ette, teil on ammu juba loetud kõik. Ja siis te mõtlete, et miks ma siin istusin ja miks ma siin praegu olen. Siis kogu see korrashoid, et see oleks külastatav, see oleks ligipääsetav, kõigega sellega me peame tegelema. Meil on ka muidugi hästi palju toredaid partnerid, kes meid aitavad. Number 1 on Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet, kes aitavad seda kõike tõhustada, mis on ka väga tore ja väga vajalik. Ja kõige suurem probleem on viimases lauses, et hästi kerge on loobuda ja lihtsalt vastutus ära anda. Et seda ma olen kohanud mitmetes sellistes väiksemates muuseumites, kui ma midagi kirjeldan, see ei ole üldse kriitika, aga ma lihtsalt praegu tahan öelda, et kui näiteks kohalikud omavalitsused omal ajal on teinud sellise karbi sisse ühe muuseumi või sahtlisse, mis on jäänud niimoodi kultuurimaja juhatajast kuhugi seisma, et siis tihtipeale tekib sinna kõrvale see, et keegi teine võiks sellega tegeleda. Ja teate, kui palju seal on seda materjali, mille info esemega enam kokku ei lähe. Et seda uuesti kokku saada, see on tegelikkuses tohutu töö ja see on ennetustegevus, et sa pead külastama täna, aitama neid, kui seal veel kedagi on, keda aidata. Ja hästi palju tuleb ka seda, et öeldakse lihtsalt, et näed, et need karbid, võtke viige ära. Ja siis meie kogude töötajad peavad hakkama seda detektiivitööd tegema, et mida me siis tegelikkuses saime ja kas me seda tahame. Seepärast, et väga paljudes muuseumites on, me teame, kõigil on üks siuke salatuba, mida võib nimetada hellitavalt pahnakoguks, et keegi ei tea, mis see on, millal see kilekotiga sinna toodi ja mis sellega üldse tegema hakata. Et seda juhtub. Aga sellega tegeletakse paraku igapäevaselt. Muuseumides varguse teema on õnneks mitte eriti selline suur, sellepärast, et meil tehakse inventuuri seadusest tulenevalt väga suure kohustusega ja suure kohusetundlikkusega. Kahjuks mõned vargused muidugi on olnud. Enda näitelt saan öelda, et meil Palmse mõisast on varastatud ära 3 asja. Ühest asjast ma saan aru, et see ahvatles, seepärast, et see oli Helene von Wrangeli üks maal, mida me jälitada ei suuda, sellepärast, et sellest ei ole ühtegi fotojäljendit mitte kuskil. Et see oli enne muuseumiks saamist, muuseumi osaks saamist, varastati ära Lahemaa keskusest see maal, aga ei olnud pildistatud. Siis varastati ära voodi pealt öömüts, mis õnneks oli koopia, aga kellelgi oli tohutult hädasti tarvis, et muidu
uni ei tule või on keeruline nii-öelda seda kvaliteetset puhkeaega nautida, et see varastati ära. Ja siis üks inimene otsustas, 4 asja. Üks inimene otsustas, et ta peab ära varastama tuhaluuginupu ahju küljest, sest seda oli ka hädasti tarvis. Ja siis suitsetamise laua pealt, suitsetamise laud on see, kus on see nii-öelda garnituur peal, tuhatoos ja nii edasi, kõik süütamise vajalikud detailid, et sealt kruviti ära kõik need detailid lihtsalt. Nii et meil on üks marmorplaat, kus on augud ja siis teame, et see on suitsetamise laud. Aga õnneks rohkemat ei ole. Nii. Pärandihoidjate omavaheline roll. Pärandihoidja on kõige suurem unistus ongi just see, et selle hariduse tõhustamise kaudu me saame neid tulevasi pärandihoidjaid juurde. Ja siis on meil võimalik rääkida nii muinsuskaitsetel kui muuseumi inimestel ja teistel mäluasutuste inimestel, et me tegelikkuses saame aru ka, et selles dialoogis me oleme mitmekesi, et ei ole niimoodi, et ainult meie räägime ja siis paistab selline tsellofaan vaade vastu, et see tegelikkuses kohale ikkagi vist ei jõudnud. Et seda on vaja järjest rohkem juurutada ja see tekitab ka selle tugevama võrgustiku, parema koostöövõimaluse, mis päriselt jõuab kuhugi. Ja siis siin ongi tegelikkuses, kes on mälestise puhul, kes on mälestise kaitsja, mälestise omanik. Muinsuskaitse ei lähe uksest sisse ja hakka teda agressiivselt kaitsma, vaid omanik on see, kelle kohustus on seda teha. Hüppan ostaja juurde tagasi, see on minu isiklik ostetud krutsifiks ostaja eest, mis on riiklik kunstimälestis. Kiirkorras ma olen ostnud kunagi kokku 3 või 4 erinevat kunstimälestist, mis on olnud varastatud ja täpselt sellel hetkel tabadki, et oksjonini on tund aega, oksjoni lõpuni, et kuhu, mida, kuidas ma saan. See inimene ei pruugi vastata üldse. Ostaja inimesega rääkisime, et 3 töötajat, tohutu infopäring, sinna ei pruugi see ka kohe jõuda. Õnneks omanik tegi väga head koostööd, see on Noarootsi kirikust kunagi varastatud ja see mees ostis selle laadalt. Hindasid ma ei hakka ütlema, sest ma ei mäleta, muidu valetan. Ja ta oli ilma selle Kristuse figuurita. Saime selle kätte, puhastasime ära ja Kristuse figuuri leidsin Tallinnast ühest antiigikauplusest. Ja see klappis millimeetri pealt kõikide kruviaukudega. See ei ole ilmselgesti olnud selle risti peal originaalis seepärast, et kuna tegemist on Eduard Rossi töökoja toodanguga, siis Eduard Ross tootiski niimoodi, et kõigil oleks midagi. Et Läti kolleegiga me rääkisime samamoodi, et tundis ka selle nime ära, et Lätis isegi on meil, eriti Põhja-Lätis on Eduard Rossi tööd olemas, erinevad lühtrid, krutsifiksid, küünlaelad, et see tootlikkus oli tal metsik, et ta toimetas ise siin samas Tartus. Siis kõige olulisem, ennist korraks Ullaga rääkisime ka, et meil on ka igasuguseid erinevaid andmebaase, et võib-olla isegi muis- ja mälestiste register võiks ka üks andmebaas olla, et on üks koht, kust leida, sest me oleme tihti peale arutanud seda, et nüüd on see koht, kus ma räägin iseendast hästi palju, et tihti peale arutanud, et kuidas saada muuseumite käest informatsiooni, mis on muuseumist kaduma läinud, varastatud. See sama sõna varastatud või kadunud, tegelikkuses seal võib olla võrdlusmärk täiesti 100% taga. Sellepärast, et hästi paljud muuseumid ei taha teinekord seda informatsiooni anda. Siin ühe ümarlaua raames isegi üks inimene ütles, et võib-olla ei tahakski avalikult seda üldse üles anda, aga kui mina muinsuskaitsesse tööle läksin, siis minul oli töökohustus jälgida absoluutselt kõike, mida antikvaarid ja erakogujad ja kollektsionäärid tõid. Ja siis ma võtsin registri lahti. Metsikus koguses, palju meil nüüd kunstimälestisi alles on? 13 000 umbkaudu.
13 000 mälestist ja pilte kõigil ei ole. Kuidas ma saan vastutada oma töö eest, kui ma saadan äkki välja mälestise? Isegi kui ta ei ole varastatud, et me veel ei tea, kas ta on varastatud. Ja minul juhtus seda 2 korda. Ühe korra saatsin Saksamaale ühe ikooni ja siis hiljem, 1-2 hiljem, kui ma hakkasin tegema seda varastatud mälestiste nimekirja korrastamist, leidsin ma selle ikooni, et see on Valga kirikust varastatud 90-ndatel, kust korraga varastati ära üle 100 objekti. Nii et põranda alt mindi sisse ja siis, kui kirikuteener tuli hommikul ette valmistama, siis ei olnud enam midagi seal linna sees. Ja antikvaar loomulikult, seda ma olen ka öelnud juba, antikvaar oli selline natuke arrogantne, et mind ei huvita, see oli minu oma. Ma ütlesin, et kohtusime ja siis ta vaatas mind nagu moslem Taaveti tähted, et mis sa must tahad. Et mina olen jurist. Ma ütlesin, ma saan aru, et te olete jurist, aga see on varastatud ikoon. Tagasi seda loomulikult ei saanud, aga vähemalt saime sellest ikoonist värvilise foto. Et ennem oli see mustvalge foto ja lihtsalt nüüd saimegi värvifoto. Ja kuidas see tuvastamine, et ma sellest hetkest hakkas mul see metoodika välja juurutuma. Ikoone võib olla 10 miljoneid ühesuguseid. Kristus kõigevalitseja mõõtudelt klappiv, sulle tuleb terve rivi neid ette, aga siis ikooni tuvastamine on hästi lihtne kahjustuste järgi. Kas tal on olnud kate, naelaaugud, mingisugused inimkäelised kahjustused, et neid ei saa dubleerida ja siis ei ole võimalik öeldagi, et see on võltsitud või see on järgi tehtud, et see on hoopis teine asi. Ei ole. Et see on hästi lihtne. Ja siis seirasime läbi kogu selle nii-öelda paberkaustade materjali sellest, millest oli pilt. Sellest saime registrisse pildi ülesse ja millest pilti ei olnud, siis konkreetne foto puudub, mis tähendabki seda, et teda ei pruugi mitte kunagi üles leida, kui tal ei ole mingisuguseid eritunnuseid, mille järgi teda hakata nii-öelda seirama, vaatama ja tuvastama. Ja saime siis natuke üle 600 varastatud objekti ja seal oligi võrdlusmärk varastatud, kadunud, asukoht teadmata, ei leia. Aga kuigi see sama ei leia, ma loodan, et seda enam registris ei ole, seepärast, et ma mäletan, vanad kolleegid kunagi ütlesid, et ei saanud kirikusse sisse, siis öeldi, et ei leia. Et kui ligipääs puudub või mis iganes, et inspekteerimine lihtsalt luhtus, et siis ei ole võimalik, et ei leia. Või kui ei saadud näiteks õigeusu kirikus altarisse, seepärast, et osad preestrid lihtsalt ei luba. Mõni näitab sealt altari ukse vahelt, eks ole, erinevat mälestist, aga mõni ei lase üldse sinna. Ja see aitas niivõrd palju, et Linda parandab mind, kui ma ajan numbri sassi, seepärast see oli ikka, kui mina olin muinsuskaitse, oli aasta oli kilp ja mõõk, siis ikka ammu. Et väga lühikese perioodi jooksul tuli välja umbes 12 varastatud asja. Küünlajalgu, lühtreid, mõned ikoonid, et järjest niimoodi imbus neid vaikselt. Ja siis loomulikult juhtus see sama asi. Sõna varastatud on ju uudistkünnist ületav. Siis võtsid igasugused erinevad saated, igasugused ajakirjanikud ühendust, aga ajakirjanik ei ole alati meie sõber. Peaaegu kunagi mitte, sellepärast, et ta üritab leida sealt välja mingisugust sellist väga huvitavat mingit kniffi ja siis moonutab teatud fakte ja teatud asju selliselt, et me loeme hoopis midagi muud, mida me tegelikult edasi tahtsime anda. Et eks meil kõigil on see kogemus, kus me lihtsalt enam lõpus ei saa aru, et mida me nüüd näeme. Ja nüüd mälestiste nimekirja korrastamise käigus siis teatud objektid võetakse ka täitsa maha, mis on ikkagi lootusetult liiga väikse informatsiooni-kogusega ja sellega lihtsalt ei ole enam mitte midagi peale hakata. Sama asi ongi see, miks ma ütlesin ka, et võiks olla muisis kas siis sama rubriik, et sa kohe leiad nurgast ülesse selle või siis see oleks kuidagi ühendatud, sest meil tuli ka välja toona Keila kiriku Stäle kannude ja karika case, need olid 80-ndatel varastatud, aga kirik ei saanud informatsiooni või oli kuidagi ära kaotanud informatsiooni, et politsei oli need andnud kunstimuuseumisse.
Ja siis tuli meil kunstimuuseumist info, et aga need on ju meie käes, et mis mõttes varastatud, et see jooksebki siis lihtsalt niimoodi kokku. Ja siis on küsimus, kas kirik tahab tagasi, kas muuseum annab tagasi, kas seda üldse vaja on. Et meil on ese olemas, meil on info olemas ja kõik peaksid olema õnnelikud. Loomulikult see ongi, miks ma ütlen ka, et see sama minu see lause, et museaal ja mälestis on tegelikult 2 muna, üks on külgvaates lihtsalt, et see on sama informatsioon, sama allikas, mis kannab sarnast informatsiooni. Ja see ongi siis, mis meil kogu selle pärandi kokku annab, sest meil on väga paljud, eriti kirikud just lihtsalt suunavad oma asju muuseumisse, sest on osadel kohtadel veel selline mentaliteet, et kui me varasemalt kaitsesime asju inimese eest, siis nüüd me kaitseme seda inimese jaoks. Aga mõni ikka veel kardab, et meil on siin ukselukk on võib-olla liiga õrn ja siis ma annan selle muuseumisse, äkki on parem. Sest sealt samast Noorotsi kirikust oli näiteks markantne näide, kus Rootsist anti tagasi tohutu kaunis kollektsioon kiriku hõbedat ja erinevaid igasuguseid lisamaterjale. Ja ühel öösel kell 2 tuli häire. Kirikuteener ei julgenud minna pimedas sinna ja terve see kapp oli tühjaks tehtud. Osad asjad leiti üles ja need olid saanud kahjustada. Et see on selles plaanis on ikkagi suhteliselt keerukas. Siis Elika Prosman eile rääkis toredaid seiku tollist ära võetud asjadega, kus ostukottidega oma tarbeks või vanaemale kingituseks toodi suuri maale. Nendega sai meil koos väga lõbus olema ja minu üks lemmikuid oli ka üks üle 40 korra üle piiri käinud Ivangorodis üks Narva mees, kes tuli tagasi, siis ta oli teibi ja lauahõbedaga rõhutanud oma kõhulihaseid natukene. Tal konfiskeeriti need kõik muidugi ära ja temal oli ka oma tarbeks. Ja seal oli hästi palju igasugust erinevat toredat sellist natuke bisuteeriat hõbedast 17. sajandi laegas, mis oli kivikestega kaunistatud. Siis Vene see kovš-tüüpi joogikopsikukene hõbe, Peeter esimese münt sees. Rubiin oli veel otsas. Selle me leidsime kohe üles, mis Rootsi oksjonilt seda oli ostetud. See viidi Venemaale ja siis ta tõi selle salaja tagasi, et Rootsist juba see Venemaale jõudis ja mis sa tast tagasi tassid, et kas ta käis Ivangorodis poe juures, vaatas, luges, mida saab tuua, helistas numbrile ja ta ütleski, et talle öeldi, et tule Narva bussijaama juurde vastu meile, et siis teeme tehingu lõpuni. Ja mu lemmik asi oli seal, kuidas inimene ei suuda nagu oma sõnu kontrollida. Seal oli ühes minikrippkotis oli laua kella pendel. Ja siis tekkis küsimus, kus kell on? Kodus. Et siis said kõik aru, et ta oli peaaegu kõikide nende retkede jooksul ikkagi midagi toonud veel. Ja neid igasuguseid toredaid selliseid näiteid on mitmeid. Ja see töö, mis siis muinsuskaitses mulle tekkis, see rändas minuga kaasa Kanutisse ja nüüd see on rännanud minuga kaasa Virumaa muuseumisse, et ma aitan politseid, majanduskuritegude toimepanejate juurest. Politsei ei suuda konfiskeerida kohe kultuuriväärtusega objekti, ta võib võtta lihtsalt mingi laadapildi või trükipildi, aga kõike seda ei saa ju nii-öelda tassida asitõendite ruumi ja siis lihtsalt koostöös infovahetuse käigus, mis on väärtuslik, mida ei maksa üldse vaadata. Tolliga oli ju täpselt samamoodi, kui toll midagi konfiskeeris korraks või pidas kinni, sekundiga pilt, aga see treenib silma. See treenib silma selliselt, et sa pead hakkama jälgima kõike, mida sa vaatad, sa pead teadma, kust sa seda vaatad. Ja metoodiliselt on siis selles mõttes kõige õigem on 3 analoogset objekti, mitte lihtsalt nagu oli nende raamatutega, eks ole, et kõigepealt tuli üks hind, siis tuli veel mingi hind, et sa pead midagi analoogset leidma mitmest eri kohast ja siis võtma sealt selle loogilise keskmise. Ja siis sa saad selle täpse väärtuse sellepärast, et kultuuriväärtusega objektil
nagu eile korraks kommenteeriti ka, et kas me saaks mingi koefitsiendi määrata sinna juurde. See koefitsiendid tulevad alati ükskõik millise valgusti peale vaadates, et seda ei ole mõtet rakendada, seepärast, et objektil ei ole taastamisväärtust, sa ei saa ajaloolist maali või hõbeeset taastada, kui ta on hävinud, seepärast, et siis see on koopia. Ja mis on emotsionaalsel väärtusel, ei ole üldse hinda. Ja need objektid on just tänu sellele, et neil on mingisugune lugu, mingisugune laiend. Nad on hindamatud, neil on võimalik mingi turuhind määrata. Aga see Kanutist on ka üks näide, kus restaureeriti Teatri- ja muusikamuuseumi ühte sellist Jaapani pärast vaasi, mis oli lihtsalt kildudeks vajunud. Ta oli kunagi liimitud ja ta kuulus ühele heliloojale. 300 töötundi, arvutame ise, eks ole, hinnakirja järgi. Ja kui võtta võrdlus, eBay's müüdi täpselt sama vaasi 5 euroga. Aga okei, me asendame teise analoogiga, aga tal ei ole enam seda helilooja lugu juures. Et seda ei ole mõtet absoluutselt isegi niimoodi edasi heietada. Kus ma kaotasin selle ära nüüd. Ja koolides on täpselt sama asi, et praegu ükskõik milline ekspert, kes kooliõpilasi aitab, eriti mis puudutab ametikoole, nad saadavad pidevalt küsimusi ekspertidele, et mis see on, kui ta on laiskõpilane ja saadab lihtsalt tooli pildi ja küsib, mis see on, siis ma ütlen, et see on tool. Aga kui ta on juba natuke uurinud või ta on tekitanud endale mingisuguse probleemi, millele tal on küsimust vaja, siis saab teda aidata. Ja seal tekib nüüd ainult see pisikene nüanss juurde, et turule on liikunud tohutult palju Kesk-Euroopa ja Skandinaavia esemeid. Ja nüüd me oleme kohustatud ka ennast sellesse valdkonda sisse sööma, et me peame eristama ära, kas see ampiirtool on Soome sugemetega, Rootsi oma, kas ta on Baltikum, seepärast, et väga palju liikus Baltikumist Soome, Rootsi igale poole, nii nagu liikusid inimesed, liikusid ka esemed kaasa. Ja pisipudinate igasuguste sakraalasjadega on täpselt samamoodi, et seda Vene õigeusu hõbedat tuleb tagasi ka täpselt sama teed pidi. Siin on nüüd üks tore näide ühest objektist, mis on Pühalepa kirikus kunstimälestis. Miks on kirikus selline kunstimälestis? Mis see on? Kõik räägivad korraga jälle. Hiiu Suuremõisa sisevaade, imekaunis lillekašpoo, eks ole, diivani juures. Aga Pühalepa kirikus ei ole mingisugust rohenäppu, vaid see on kasutuses ristimisvaagnana. Et Ungar Sternbergi lillepotis ristitakse Hiiumaa lapsi. Ja siin on jälle see mitu nivood, et mismoodi see kõik on saanud mingi uue tähenduse, mingisuguse uue legendi, uue loo juurde. Aga kui me võtaksime selle lihtsalt sealt ära, ilma selle informatsioonita, meil ei ole enam seda toredat lugu, et milleks seda praktiline eestlane kasutas. Et ilmselgesti, kui Ungar Sternbergid lahkusid Hiiu Suuremõisast, siis eestlane läks kohe appi, ta võttis kõik, mis seal oli laokil, võttis 5 kasutusse ilusasti, söögilauatoolid viidi ja see. Õnneks nad ei lahkunud saarelt seepärast, et ilmselt praam ei läinud sellel ajal. Et oli vähemalt võimalik jagada üle saare laiali ja kõik olid õndsad. Siin ma näitan teile Ungar Sternbergide ühte Tallinna linnakodu. Ekslikult arvatakse, et see on Kohtu tänava residents, kus on praegu akadeemikute maja. Tegelikult on see Toomrüütli 8, kui ma õieti mäletan seda adressit. Et see on hoopis teisel nõlval. Ja siin te näete ka, mismoodi üks pelgalt mustvalge staatiline pilt jutustab natuke rohkemat kui lihtsalt, et siin on ilusad asjad ja maalid ja kõik on sümmeetrias ja kõik on hästi elegantne. Siin on juba näha ka seda lugu, inimesed elasid, nende praktilised vajadused, kus kirjutuslaud, kus kohas istuti, kus oli mingi vaade. Siin vastasseinas, sellest on ka foto olemas, seal on istumisnurk, kus sai vestelda, kus oli kiiktool, 2 tugitooli, inimesed said mingisuguse elamuse täpselt selles kohas, kus midagi tehti. Siin on
näete, mis siin on? Siin on teenija kella nupp. Selline elegantne skulptuur, aga teenija ülesanne oli üle nähtamatu ja siis muljusid nuppu ja siis ta tuli õigel ajal õigete asjadega. Nüüd mismoodi, kui lood ja legendid hakkavad hääbuma, see nüüd üks, ma teen elu värvilisemaks ka. Ma ka mängin AI-ga vahepeal. Ma armastan ja vihkan teda täpselt sama võrdselt. Siin on nüüd näha täpselt see sama vaade, aga hakatakse minema. Umbsiidlu ongi aeg käes, kogutakse kallid perepildid kokku, aga tegelikkuses juhtus ka selline asi, et kultuurikomisjon keelas ära teatud Eesti kultuuriväärtuste väljaveo ja siis kontrolliti. Aga see tegi jälle, sakslase tegi see nii-öelda ettevaatlikuks. Ja siis kadusid ära see informatsioon, mis siin te näete. Siin on kõigil, igal nimel on taga lugu. Siin on ka üks meie Palmse Palenipreili ja see on nüüd see kuulus piraat Stackelberg, kes tegi neid valemajakaid väidetavalt Hiiumaa rannikule. Ja siis muidugi Hiiumaa Suuremõisa praeguse olemasoleva lossi rajaja Eba Margareta Stenbock, Rootsi juurtega aadlik. Et siis tekkis see situatsioon, kus kirjutati nimekiri mehe pilt, naise pilt, lapse pilt, ordeniga mees. Et info oli inimestel südames ja mälus olemas, aga seda nii-öelda väljaviimiseks ehk oma uude koju viimiseks ei rakendatud. Ja see on tekitanud ka situatsiooni, kus meil on väga mitmetes fotoarhiivides ka täpselt sama situatsioon. Daami pilt, aadlimehe pilt, et lihtsalt on üksikult, aga muidugi neid fotokogusid on erinevaid ja see sama, mis siin meil Riigiarhiivis on olemas, Rahvusarhiivis olemas, et on duplikaat on Saksamaal olemas, kus on siis rakendatud seda, sealt on võetud ka genisse ja pandud üles õige nägu õige nime taha. Et tegelikkuses see suur töö ootab meid veel kõiki ees, et kui me enda fotokogu duplikaati vaatame, siis selle omavaheline ühildamine aitab meil ka need legende uuesti natuke taastada. Näitan teile 2 slaidi veel ja siis loen ennast lõpetatuks ettekande tegemisel. Esmapilgult selline tore, natuke anonüümne interjööri vaade. Ühe minu lemmikmõisa söögituba, mul on muidugi kõik mõisad on mu lemmikud, on siis uue Suislepa mõisa söögituba, mille Anna von Grüdener on maalinud oma ühel sellisel vaikuse hetkel, kui tal tuli tuju akvarelli kasutada. Ja mida ta näitab meile täna? Pikad varjud maas, värsked, ilusad, kuldsed viljapead ja isegi kellaaeg on näha. See on õhtu, kell on 17:43. Me saame teada rohkem kui ainult seda, et ta maalis 1878. või see 5. või 8. aastatel on 2 erinevat akvarelli ja me saame täpselt isegi teada, mis kell ta seda tegi. Et kui süveneda millessegi ja minna hästi natuke kaugemale, siis jõuab seda tööd teha edasi. Aitäh! Napilt ei puudu, et sa oleks selle nagu kogu aja täis rääkinud. Väga hea. Aga kas on Villerile küsimusi? Oi, palju. 2 tükki. No, aga see ongi palju ju. Aitäh, Viljar. Sind on alati lust kuulata. Need teemade skoop, mida sa katsid, oli hästi lai, aga ma lihtsalt tahtsin korra tuua tagasi selle fookuse. Sa rääkisid kriisiplaneerimisest, et ma olen täiesti nõus, et muuseumidel, mäluasutustel, pärandiasutustel on väga palju erinevaid rolle ja ülesandeid.
ja lihtsalt võib-olla sellise märkuse või kommentaarina pigem on see, et võib-olla alati kõiki ülesandeid ei peagi alati ise täitma, et igat pädevust ei saagi olla majas endas olemas. Ma tean, miks sa seda ütled praegu. aga lihtsalt selle peale nagu mõelda, sest need on tegelikult kõik olulised teemad. Absoluutselt nõus. Aga meil ongi, number 1 on see, et me üritame kõigepealt leida vastuse. Meil on evakuatsiooniplaan on meil tegelikult kõige olulisem läbi mõelda, aga kuhu evakueerida? Ainuke vastus on õiges suunas. Aitäh, Viljar. Huvitav ja sisukas ettekanne ja mul jäi see varastatud kultuuriväärtuste andmebaas jäi silma ja mõtlesin, et nii tore, et sellised andmebaasid eksisteerivad, aga kuna nüüd eile ja täna on palju olnud sellest juttu, et Eesti ei ole ikkagi nagu maailmas üksinda, et ja kõik need organiseeritud kuriteod tegijad on ju kõik seotud ja ei toimeta ainult Eestis, et see on ikkagi nagu rahvusvaheline töö. Et siis küsimus on, et kui palju on Eestis ikkagi nagu Eesti ühendatud nende rahvusvaheliste andmebaasidega, et teile siin räägiti ka selle Object ID-st ja et kas need standardid on nüüd nagu kõigil nagu emapiimaga kaasa? No teiste andmebaasidega maksimaalselt. Signe ja Linda tõhustasid seda veelgi tugevamaks. Aga seal on see küsimus ka, et ilmselgesti, mis puudutab sakraalkunsti ja mis puudutab eriti õigeusu kunsti, siis see liikus Venemaale, midagi ei ole teha. Et mul on endal kogemus, Lätist varastati Reseknest 2 ikooni ja mitte 3, 2 tohutu suuremõõtmelist ikooni, 3 meetrit korda midagi. Need jõudsid Eestisse ühe antikvari kätte, kes müüs ühe ikooni kollektsionääri kätte ja kes saatis mulle väljaveo loa taotluse. Aga kuna mul on siuke meditsiinilist sekkumist vajav silmamälu, et ma vaatasin neid pilte, ma teadsin, et ma olen kusagil näinud. Ja siis Läti kolleegid olid mulle saatnud, siis ma küsisin kohe ka Lätist, et saatke kõik, mis teid varastatakse, saatke mulle ka. Ja siis oli Resekne sisevaatest oli üks selline mitte väga õnnestunud pilt, aga ära tajutavalt oli aru saada, et need on need samad ikoonid. Politseisse kohe, mind kuulati üle 7 tundi. Oli siuke good cup ja bad cup situatsioon, kus üks küsis konkreetselt niimoodi, kuidas te aru saite, et need on need ikoonid? Ma ütlesin, aga ma käisin koolis, ma olen õppinud vaatama, see on mu kogemus, see on elukogemus. Ega te seotud ei ole kuidagi selle kollektsionääriga. Ja ma pidin tõestama, et ma ei ole kaamel. Õnneks läks kõik hästi. Ikoonid konfiskeeriti, sain solvunud kirja kollektsionäärit loomulikult, kuidas mina temaga nii käitusin, ma ütlesin, ma täidan seadust, ma täidan enda poole, minu peale pandud kohustust, et ma pean sellega tegelema. Siis Läti kolleegidega see natuke nalja ka muidugi. Nad tulid järgi Kunstimuuseumi hoidlasse, kui ma õieti mäletan 3 väikese sõiduautoga. Ja siis tehti uks lahti, näidati neile ikoone. Ja nad käisid poes ja läksid Lätti tagasi ja tulid järgmine kord suurema autoga. Ja said ilusti kätte, aga selle case'i juures oli ka, miks ma täiesti meie ikoonide puhul mõtlesin samamoodi. Seal pildi peal keskel oli üks Nikolai Imetegi ja selline suuremõõtmeline metallikoon. Ja see käis minu käest läbi 6 aega enne seda, kui mulle jõudis teade ja foto varastatud, et see on varastatud Resekne kiriku ikoon. Ja see läks minu kaudu Soome väljaveoloaga ja ilmselt Soome kaudu Venesse. Või ta võis ka Soome jääda. Et see oligi see, miks ma ütlesin ka kõikidele, et palun jagage infot sekundi pealt. Mitte muidugi nii nagu Kreeka jagas, et saatis maailma kõik kivitükid suure paksu väljaprinditud paberipakina. Et neid on raske leida, eks ole, aga ma saan aru, et see on nende mure ja see on nende kultuuriväärtus. Et see kõik on kohustuslik, niimoodi tulebki käituda. Aga Interpoli andmebaas?
Kõik on ära seotud omavahel, aga selles mõttes, et unistus oli muidugi siis ka, et Vene pool ka reageerib, seepärast, et siis ei olnud veel agressiooni ja siis oli veel kõik hästi. Aga see oli hästi lahja. Et oli kuidagi väga selline õrn. Linda. Ma vahepeal, kuni Linda selle puldi saab, et kas sinusuguseid sellise mäluga, silmamäluga inimesi on nagu teistes riikides ka? Absoluutselt. Meil on selline klubi. Ma lihtsalt nende andmebaaside osas tahtsin öelda, et nagu Viljar viitas, siis ma olen omal ajal selle sama Viljarilt töö üle võtnud ja nende andmebaaside täiendamisega edasi tegelenud ja ma loodan, et siin AI ajastul need andmebaasid on ka täienenud. Aga ma mäletan siin võib-olla aastat 5 tagasi, kui Interpol tuli välja sellega, et neil on uus täiendatud, nagu parendatud kultuuriväärtuste andmebaas, et kus sa pildi järgi otsid, et näed midagi, teed pildi ja siis uploadid ja tunneb ära. Ma testisin seda andmebaasi. Ma teadsin, ma olin ise sinna uploadinud ühe Eestist varastatud asja. Mul oli see sama pilt. Ma uploadisin täpselt selle sama foto sinna andmebaasi. Te võite 3 korda arvata, kas see andmebaas leidis selle pildi sealt üles või mitte. Ma kontrollisin, et see on olemas ja kõik, aga selle pildi otsinguga, et need tehnilised vahendid ka, et paraku Viljaril on fenomenaalne silmamälu, minul ei ole sellist antud. See on treenitav. Aga enamikel inimestel, selles mõttes see ikkagi, ma saan aru, see enda oskustega on nagu, aga lihtsalt, et enamikel inimestel ei ole neid oskusi ja või meil paraku institutsioonides on niivõrd palju erinevaid ülesandeid, et sa ei saa ka nii palju keskenduda, et kui teha mingeid andmebaase, kui teha mingeid selliseid otsitavaid kohti, siis see peab päriselt töötama ka, et muidu see on lihtsalt raha raiskamine. Olen nõus. Absoluutselt. Kas on veel? Seal üleval paistab veel üks? Mul on ikka selle andmebaasi kohta küsimus politseiuurijana. Et ma praegu üritasin sisse saada, mul ei õnnestunud, kuigi internet on, iPhone on. Ma panin need kultuurimälestiste register, enam-vähem seda lehete annab, aga varastatud esemeteni mind ei viinud. Vasakul nurgas. Äkki arvutist peab sisse minema? Võtke seal all on, mine täis lehele, siis on mugavam otsida. See on Muinsuskaitseameti kodulehel ikka. Kultuurimälestiste register, jah. Riiklik kultuurimälestiste register. Vot näed juba, kui kodulehelt ei leia andmebaasi üles, juba esimene koht lonkab. Et see peab kõik hästi avalik olema, maksimaalselt. Aga kes saab sinna panna need kuulutusi? Ainult muuseumi töötajad või kes? Kultuurimälestiste andmebaasi või... Muinsuskaitse töötaja, vastav spetsialist, kes vastutab selle eest. Aga seal on muidugi asjad, mis on mälestised, seal ei ole muid asju. Et registris on ainult mälestised, et seal ei ole üleüldiselt, et mis Eestist on kultuuriväärtuslikke asju varastatud. Ja üks koht veel, mis oli töös väga põnev, oli külastada politseiameti leitud asjade ladu, kus oli Titte vankrist kuni skulptuurideni ja siis seal oli 2 objekti, ühe sai Rootsi Mihkli kirik endale, seal oli kirjas kipskuju hävitamisele. Tegemist oli apostliga, mis oli puidust ja ilmselt ka 17. sajand. Selle sai kirik endale ja siis teine leid, mis on täiesti fenomenaalselt huvitav, oli ungarikeelne piibel, mis leiti pargipingi pealt. 19. sajand. Et keegi ungarlane haris ennast natuke ja siis unustas selle sinna. Et selle sai Ungari instituudi raamatukogu endale. Et see ongi see, et tollis oli täpselt samamoodi, et lihtsalt osad asjad konfiskeeriti, need jäid sinna seisma ja siis lõpuks leidsimegi neile uue kodu, et kunstimuuseum sai päris huvitava kollektsiooni metallikoone, mis oli ikkagi kohe selline näha oli, et see on teadlik ikooni tundja on selle kollektsiooni kokku pand. Ja siis jälle võib-olla keegi peitis kuhugi siia niimoodi. Nõnda, aitäh Viljar ja kuna sa vist ära ei lähe, et siis kohvipausi ajal saab sinuga edasi vestelda. Ja nüüd mul on
Viljar täitis ilusti ka Norra ettekande koha ära, nii et aeg on hästi kasutatud, keegi ei märganudki seda, et kahe asemel oli üks. Aga nüüd mul on hea meel kutsuda siis rääkima meile Kristjana Põllu, kes siis on Osta.ee portaali juht ja räägib meile digiplatvormi mehhanismid ja koostöövõimalused kodaniku ning kultuurivara kaitsel. Palun. Nii. Tere kõikidele. Selge. Rõõm kuulda selline sisukas lähenemine, et mina siis tõesti Kristjana ja räägin siis, kuidas digiplatvormid, mehhanismid ja koostöövõimalused aitaksid kõigele kaasa siis pärandvara kaitsel ja ka palju käidud sõna läbi nagu kommunikatsioon. Võib-olla külalistele, kes võib-olla Eestit niivõrd ei tea, et Eesti on siis väike riik ja meie digiplatvormide üks tugevatest eelistest on kindlasti see, et me oleme väga paljuski digiriik. Aga nagu me näeme, siis igasse valdkonda nii aktiivselt võib-olla jõudnud ei ole. Digiplatvormide eelis on kindlasti see, et meil on eeskäijad nagu Skype'id, praegu Boltid, kes üle maailma toovad Eestisse seda teadmist ja mul on selles mõttes hea meel, et Eesti pärandvara selline konverents toimub siin, sellepärast et võib-olla just Eesti saab siin kaasa aidata selles, et kogu maailmas ja kogu Euroopas oleksid võib-olla ühtsemad juhised, juhtnöörid, digitaalsed platvormid ja saame ka eestlastena selles osas võib-olla nii-öelda suunda näidata. Mina ise olen PCG grupist, Baltic Classifiedsist, me toimetame Baltikumis, Eestis, Lätis, Leedus, meil on 14 portaali, sealhulgas ka Leedu kõige suurem kuulutuste portaal. Et me ise jagame hästi palju teadmist ja ka kuulutuste sisus või kasutajate kogemuses, et seetõttu selline koostöö valdkondade osas on kindlasti hästi kasulik. Võib-olla mõned teadmised minust, et võib-olla miks tekib küsimus, et kui mu igapäevane töö on pigem äriarendus, kasutusmugavus ja et mis seos mul üldse on pärandvaraga või ajalooga, et siis tegelikult üllatav lõbus fakt peitub minu kodulinnas ja selleks on, mina olen pärit Salmelt, kus on siis leitud suurim viikingite nii-öelda laevamatus. Et mäletan väga hästi oma ülikooli aastaid ja hilisemaid aastaid, et kui ma pidin seletama, et kust ma pärit olen, siis ma ütlesin, et ma olen Saaremaalt, kui keegi teab, see on saar. Ja sealt, kus on kõige kitsam osa Sõrve poolsaare ja siis saare ühendusosas. Pärast seda viikingite asja Salme tehtud, et seega sellise pärandvara ja ajalugu on väga tihedalt seotud minu enda taustaga, et see konkreetne on minu mängumaa lapsest saadik. Natuke ka Ostast. Osta on juba 1999 siis loodud Eesti suurim taaskasutuse platvorm. Meil on üle 300 000 aktiivse autentitud kasutaja. Tegelikult on kasutajaid muidugi rohkem. Me lihtsalt GDPR-ist lähtuvalt kustutame reeglipäraselt kontakte, kes tükk aega portaalis ei käi. Meil on üle 2 miljoni külastuse iga kuu. Iga päev on üleval umbes 1 miljon eset. Tehakse umbes 15 000 pakkumist oksjonitel, osta-kohedel. Ja see teeb üle 100 000 tehingu kuus. Ja seda kõike haldame me ära oma 8 liikmese tiimiga arendajatest äripooleni ja klienditoeni välja. Võib-olla natukene spetsiifilisemad platvormist, et kuidas see töötab, on siis nii-öelda oksjonid ja on võimalik osta kohe. On tegelikult võimalik osta ka külalisena. Kasutavad seda siis nii eraisikud kui ärid, et vaatasin näiteks, et kui ma äride poolelt vaatan, et siis meil on mingi peaaegu 20 muuseumiga seotud äriklienti, kes siis ilmselt nagu Viljargi on silma peal hoidmas teatud toodetel, mis seal kas siis kollektsionääride kaudu või liigub. Et mis on Osta üks eripära on, et tal on ja mis teeb ka tegelikult ilmselt keerulisemaks kõikide varade kaitsmise, on üha paranev integreeritud logistikasüsteem. Et kus enam ei pea võib-olla läbi tolli asjad niivõrd liikuma, kui tegelikult kõikvõimalikud pakiportaalid liiguvad juba Skandinaaviast Poolani üpris paari päeva jooksul. Et kuivõrd jõutakse neid kontrollida, et loomulikult teeb see kasutusmugavuse lihtsaks, aga ma saan aru, et teie töö tegelikult võib-olla isegi keerulisemaks.
aga mis meil on siis nii-öelda väga ammusest ajast sisse ehitatud oma e-kontosüsteem või siis, kus siis deposiidis on raha seni, kuni ostja saab tutvuda ja usaldusväärsusega. Hoiame raha kinni, kuni siis ostja poolelt on kindel, et ta on nõus seda toodet nii-öelda raha vabastama. Et see aitab vältida võimalikke pettuskeeme või vähemalt siis on turvalisem senikaua, kuni keegi autentsuses veendub. Meil on ka oma pretensiooni lahendamise süsteem. Meil pretensioonidesse läheb umbes tegelikult alla 1% kõikidest tehingutest, aga see on suur jõudlus. Mõni pretensioon on väga lihtne, keegi tahab lihtsalt, nad ei jõua omavahel kokkuleppele. Teinekord võtab see 13 lehekülge, aga kõik see materjal on nii-öelda tõsistes situatsioonides abiks tegelikult politseile ja teistele. Aga meie üks digitaalseid väärtusi, mida me ise kogume, on näiteks kasutaja nimed, kuna platvormil saad olla anonüümne, ainult meile on teada sinu isikunimi ja sinu kontaktid, siis tegelikult ka nii-öelda tagasiside, mida kogutakse. Meil just sügisel oli hiljuti esmakordne juhtum, kus siis isalt pojale pärandati kogu portfell, kasutaja nimi, tagasiside. Ehk siis, et kogu see 26 aastat kogemust, mis isa oli kollektsionäärina nagu teinud ja isa või poeg jätkas seda, siis tema jaoks oli hästi oluline, et kogu see renomee ja portfell jääks alles. Nii et me pidime oma süsteemis läbi mõtlema, kuidas pärandada kellegile ühelt isikukoodilt teisele nii-öelda konto, et meil ei olnud sellist lahendust olemas. IT-s pidime käsitsi siis minema back-end koodi ja siis muudatusi tegema. Et aga selliseid juhtumeid on ka. Et meil on hästi palju kliente, kelle hulgas on nii politsei, Maksu- ja Tolliamet, linnad, muuseumid, heategevusorganisatsioonid, USA saatkond, suured lennundusfirmad. Me sõna otseses mõttes müüme nööpnõelast kuni lennukiteni välja. Meil on kliente üle erinevate riikide, me müüme meditsiiniseadmeid, me müüme šveitslastele, me müüme prantslastele, aga peamine meie kliendibaas on otse loomulikult eestlased, sest et meil on üks asi, mis on see digiriigi eelis, mis loob meid turvalise kihi ja see on siis isikukood. Et igal kasutajal on üks konto seoses tema isikukoodiga. Mida me näeme ise, et millised on võib-olla nii-öelda kõige suuremad probleemid, kui me räägime pärandvara kaitsmisest, siis kindlasti on see üleüldine anonüümsus, sest et tegelikult erinevates keskkondades on sul võimalik luua mitu e-maili kontot, mitu telefoninumbrit ja killustada see informatsioon, et see ei ole jätkusuutlik tagada teadmine, kes mida müüb, kes mida kellelt ostab. Ja mida me enda kasutajate baasilt kindlasti näeme, mis on ühelt poolt kindlasti võib-olla pahatahtlik, teiselt poolt võib-olla lihtsalt teadmatus, on tegelikult teadmise puudumine. Et kindlasti on meil portaalis neid, kes teevad seda teadlikult ja on neid, kes teevad seda pahaaimamatult, leides tõesti vanaema päranduseks saadud vanaema korterist müüakse lihtsalt kõik ükshaaval näiteks maha, et seal hulgas võib olla asju, mis on nende teadmata tegelikult pärandvara kultuuriväärtus varastatud või muul moel. Ja üks asi, mis peale tuleb kasutajate kontekstis, on väga suur osa erinevate direktiivide ja regulatsioonide osa. Ja ennekõike, võib-olla siin on ka teemaks olnud, et üks osa on privaatsus, teine asi on inimeste tunne, et neid jälitatakse. Ja kui inimene tunneb, et neid jälitatakse, siis nad kipuvad ise liikuma palju ohtlikumatesse keskkondadesse. Näiteks, kus on hästi oluline just riigi pool, et kommunikatsioon ja suhtlemine teemal, miks midagi toimub, miks millekski hea on, oleks paremini kommunikeeritud. Võib-olla ühe näitena lihtsalt toon, et OSTA saadab iga aasta Maksuametile siis nii-öelda selle direktiiv TAX 7 alusel infot, kui palju inimesi keegi midagi ostab ja keegi midagi müüb. Ka mina olen seal nimekirjas, sest et ma müüsin oma ämma ja raamatuid, nad kolisid. Ehk siis, kui sa oled 31 eset müünud, et siis Maksu- ja Tolliamet saab minu kohta teadmise, et mida ma ostas teen.
aga probleem ei ole selles, et me ei peaks maksumaksjatena seda informatsiooni omama või ka riik ei peaks seda menetlema. Probleem on selles kommunikatsioonis, kus pigem selle asemel, et öelda, et tegelikult isikliku vara müümine on maksuvaba, kuulen ma meediast vaid seda, et nüüd on kõigil võimalik makse maksta oma asjade müügist. Ehk siis, et see viib nagu inimesed sinna, kus nad vaatavad, ahah, mul saab 30 asjad täis, ma lähen müün ülejäänud asjad kuskil mujal ära või mis minu arust on ka väga halb näide, ennekõike kui me räägime siin süsinikneutraalsest ja rohepöördest, et pigem soovitatakse inimestele asju ära visata. Sellepärast, et nõmedam on ju maksuametilt saada teada, et sa müüsid 31 ämmaia raamatut kui seda, et sa võiksid need lihtsalt, ma ei tea, kütteks anda. Et ehk siis, et mis tõttu ka kommunikatsioon kasutajatele oleks parem, kui see oleks läbimõeldud ja aitaks tegelikult alles hoida seda selget ja ülevaatlikku nii-öelda siis kauplemist, mida osta kindlasti enda poolt pakkuda tahab. Et mida saavad platvormid teha kõike seda selle juures ja mida vähesed, võib-olla osad platvormid sinna ei ole läinud, et ostas on see isikukoodi põhine kauplemine, aga see on ka probleemiks, sest et tegelikult siis sul ei ole võimalik võib-olla nii-öelda TAK 7 raames teha mitut kontot, et ajatada oma müüke seal 30 kaupa erinevate nende ulatusel, siis tehakse ämma läiele konto, siis tehakse oma 7-aastasele lapsele konto, siis tehakse, ehk siis, et üritatakse sealt mööda minna erinevate nii-öelda meetoditega. Et meie siis oleme nii-öelda ID-kaardi või selle põhine, mis teeb ka näiteks välismaistele kauplejate elu võib-olla natuke keerulisemaks, et täna me peame käsitsi hästi palju väliskauplejaid menetlema, nende nii-öelda passiandmeid või dokumente vaatama, et kas need on nii-öelda õigustatud, kas need on päris inimesed, kes sinna kauplema ja ostlema tulevad. Aga üks asi, mis on muidugi aidanud või mida saavad platvormid kindlasti teha, on panna piiranguid nendele, kes teevad korduvaid rikkumisi või kelle puhul on näha, et ta kauplebki ainult väga kahtlase ja pidevalt probleemsete toodetega. Sellepärast, et kogukondade tagasiside nii ka muuseumide või raamatukogude või pärandvara poolt tulev informatsioon läheb tegelikult nende näiteks klientide tagasiside info külge ja neid osatakse automaatselt süsteemis palju kiiremini ja palju paremini vaadelda. Ja loomulikult meie enda aktiivne kasutajaskond, et meil on endal moderaatorid olemas, kes vabatahtlikkuse alusel on lihtsalt hästi suured kasutajad. Meil on aastast 99 alles 7000 kasutajat, kes tänaseni kasutavad ostat. Ja nendel on hästi suur teadmine, kuidas midagi töötab ja annavad tihtipeale meile teada, kui midagi tundub kahtlast. Ja nagu ma mainisin, me töötame tegelikult väga aktiivselt koos oma kõikide politsei, Maksu- ja Tolliameti ja teistega. Et suurimad väljakutsed kindlasti veel on, kuidas parandada nüüd seda koostööd, et mul on hea meel, et te kutsusite ja ma juba tunnen siit päris mitut tuttavat nägu, mis teeb tegelikult selle suhtluse kahtlase leiu leidmise korral palju kiiremaks ja mis aitab ka tegelikult lõppkokkuvõttes meile endal süsteemi mõtestada ja paremaks teha, sest me ju saame teada, mis on teie jaoks olulised ja järgmine kord, kui me toodet arendame, siis tegelikult me oskame nendele nüanssidele rõhku pöörata. Ja AI-d ka siin on mitu korda mainitud, et näiteks, et hästi oluline on, et AI-l oleks ligipääs nendele varastatud andmete näiteks baasidele, et nad teaksid, et millised asjad on varastatud, et me ise teaksime nii-öelda ära märkida võib-olla need tooted, mis meile jäävad tol hetkel silma, et millised võib-olla on problemaatilised ja millega peaks võib-olla tegelema. Ja üks väljakutse on kindlasti see, et mida suurem platvorm sa oled, seda rohkem püütakse sulle sinna pettusi tegema tulla. Ja see, ma ei tea, meil on hetkel just, ma arvan, mitu e-maili postkastis, sest et tavaliselt hakkavad nad petturid tööle reede õhtul kella 11 ajal. Ja siis me saame tiimiga tavaliselt nädalavahetuse tööd teha, et tuvastada, kes kust tuli ja kuidas me saame nad kinni panna. Juhul, kui nad on süsteemist läbi lipsanud ja nii nagu on ka siin kõlanud, siis tihtipeale ei ole probleemiks ju süsteem ise, teenused ise või töötajad ise, vaid tihtipeale on probleemiks need kasutajad, kes on jätnud ripakile oma paroolid,
annavad ilmselt ka kergekäeliselt vahest ka pinne edasi, et need ohukohad loovad nagu selle probleemkoha. Ühest miljonist esemest, mis meil iga päev müügis on 500 000 põhimõtteliselt kollektsioneerimise, raamatute ja kunsti kategoorias. Seda väga palju, meil on 22 kategooriat kokku. 500 000 nendes on siis nendes. Kuna meie oma inimesed ilmselt ei oska, peavad olema samal ajal spetsialistid selles, et kuidas hinnata auto seisukorda või siis kulunud teksade või siis ikoonide või väärtuslike skulptuuride osas, siis tegelikult me näeme, et raamatutes on umbes 210 ühikut, mis on müügis. Iga kuu müüakse 8000 eset. Kollektsioneerimises üldiselt 500 või 5000 on põhimõtteliselt iga kuu müüdakse. Antiiki ja kunsti on üle 3000 tehingu ja kulda või seal olevat väärismünte või mingeid asju on samamoodi 1000. Ehk siis neid tehinguid on tohutus koguses ja kuidas nüüd teada, millised on nendest korrektsed ja millised ei ole. Et see ongi väljakutse, sest et tiim on väike ja teadmised selles 22 kategoorias küll minu väga staažika tiimil, kellel on vist üle 10 aasta keskmisest staaži, on see ka ikkagi väljakutse. Toon siia ühe näite, kuidas üks platvorm saab abiks olla. On üks juhtum, kus müüdi kuldketti ja raha läks ilusti nii nagu peab, deposiiti, aga enne, kui ta tegelikult jõudis teadma, nii-öelda kontrollima minna, kas see kuld on päris kuld, vabastas ta juba raha. Selgus, see ei olnud kuld. Summa 5000 eurot. Õnneks ta alustas kiirelt pretensiooniga. Meie klienditugi, olles 15 aastat neid erinevaid pretensioone, erinevaid juhtumeid näinud, võttis koheselt ühendust pangaga, võttis koheselt ühendust politseiga. Pank omakorda teadis, et nii-öelda jälle see kommunikatsiooni osa teadis meie inimesi, pani ise kohe ploki peale ja tänu sellele saadi see raha nii-öelda seisma panna ja siis klient sai 5000 eurot tagasi. Ja mis me siit endale nii-öelda teadmiseks taaskord saame võtta, ühelt poolt see väärtus, mida pakuvad inimesed, kes on hästi pikalt seda tööd teinud, kellel on see kogemus, kes teavad, kuidas käitumismustrid on, sellel on väga suur väärtus ja veel suurem väärtus on siis sellel ühisel koostööl, et me teame täpselt, nii nagu võib-olla ka siin välja toodud, et kuidas teha see kriisiplaan, et kui selline asi juhtub, siis kes on need 1, 2, 3 inimest ja millises järjekorras ja kuidas me ühendust võtma peaksime. Ehk siis, et ühelt poolt kogemus, teiselt poolt koostöö, et me oskaksime pöörduda õigete inimesteni, et teada saada, kas me saame selles olukorras abistada võib-olla nii institutsioone kui ka siis kasutajaid. Aga kuidas ühel platvormil siis ära tunda? Või kuidas teile abiks olla, et te oskaksite tähelepanu pöörata teemadele, et mis üldiselt kipuvad olema üle platvormide. Et on see siis Rootsi Tradera, mis on sarnaselt auctioni platvorm, või siis on näiteks Vinted, mis teeb ka kollektsioneerimise kategooriat, või on see siis eBay, mis on suur, siis üpris tihti nendel on üpris sarnased mustrid. Ehk siis, et siin on üks näide ühest tootest, mis tuli märksõna alt maaleid näiteks ülesse. Sealt võib leida igast asju, see maaleid alt võib mida iganes. Aga siin on näha, et kui vaadata ühte toodet, siis tasub alati vaadata, mida see müüja veel müüb. Sest et üpris tihti juhtub see, et kui ta on nii-öelda paha peal väljas, siis tal reeglina võib olla neid asju mitu. Või siis alati tasub sellised pidevad kliendid panna endale jälgimise alla. Ehk siis, et platvormidel reeglina on võimekus vajutada siis kas jälgi müüjad või follow the seller või siis vaata kõiki tema müüke, mis annab siis võimekuse ühelt poolt, kui sa paned jälgi seda müüjat, siis iga kord, kui ta midagi uut paneb, siis sina saad teada, mis ta seekord uut pani. Seal võib olla igasugust kraami, aga võib-olla ka selliseid, mis teile võib-olla rohkem huvi pakuvad. Seda sama asja on siis tegelikult nii platvormidel nagu eBay kui tegelikult Osta või siis teistelt kuulutuste nendelt. Ja alati on olemas ka kindlasti võimekus teavitada või raporteerida seda toodet siis kliendi toele. Oleneb siis, kui kiiresti mõne platvormi klienditugi töötab. Siin on näha ka
kaks väikest sellist, mis taaskord tavaliselt on platvormidel reeglina mingil moel olemas, ma tõin siia ostanäited, on see, et kui panna märksõna, näiteks odaotsad või mingi rariteetne või mingi vene õigeusu ikoon või mingi muu märksõna, siis kui sa oled märksõna otsingu teinud, siis meil on sellised võimalused kas ekraaniteateid saada või panna sinna oma email ja seal all on samamoodi, mis tähendab seda, et iga kord, kui tuleb selle märksõna alusel mingi teid huvitav ese nagu platvormile, siis te saate emailile selle kohta teate. Muidugi, sinna võib tulla igasugust asja, võib-olla vahest tuleb neid tuunida ja parandada neid otsinguid, et võib-olla liiga palju tuleks, sest et tooteid on palju ja selle vahelt otsida vahest on väga keerukas. Ja muidugi saab panna ka nii-öelda üks võimekus, mis meil on, et meil üldiselt on küsimused peidus, sest sinna võib tulla lihtsalt halvustavaid kommentaare, aga nii-öelda meil endal platvormina kui ka meie nii-öelda koostööpartneritel on tegelikult võimalus küsida küsimuste all, nii et me teeme selle, et see on alati avalik. Näiteks, et kui autot müüakse, siis automüügis on meil kõik küsimused alati avatud, sest et ka seal võib olla leitud element, et ma ei tea, see auto on tegelikult läbinud kuskil riigis mõne avarii situatsiooni, et ehk siis on võimalik tekitada platvormidel avatud küsimusi, ehk siis kui selle all küsida, et näiteks, et kas sellel on ka nii-öelda originaaldokumendid või kus see pärit on, siis need küsimused on alati avalikud, selle teate saab siis nii potentsiaalne ostja, et seal on ohukoht, eriti kui näiteks küsijaks on keegi lugupidav institutsioon ja me oleme sinna nii-öelda siis teatud märgise juurde pannud. Et ka selliseid koostöid me hea meelega selliste heade koostööpartneritega teeme, et natuke erandeid, mida me kõikidele klientidele ei paku. Aga nii-öelda palju siis, et kuidas veel võiks välja näha suhtlus ja koostöö platvormidega, on kindlasti see, et me saame avaldada väga sihitult teavet, üldist teavet, et kas te olete teadlik, et kui te tahate osta seda ja viia riigist välja toda, siis te peate tegema seda 3. ja 4. asja. Ma arvan, et väga paljud seda näiteks ei tea. Või saata suunatud uudiskirju sihtgrupile, kes müüb ainult näiteks raamatuid või kes müüb näiteks ainult münte või siis näiteks kõikidele. Et neid nii-öelda harida sel teemal, et ka nendel on roll pärandvara kaitsmisel ja et või kui nad seda teevad, et siis kõik ju ei ole pahad müüjad, et osalt müüakse kindlasti ka teadmatusest, aga tahetakse parimat, aga on kahjuks muidugi ka neid, kes püüavad skeemitada. Ostas ongi see natuke raske teha ilmselt endal, sest et me teame, kes nad väga täpselt on. Ja siis loomulikult, et kui me teame näiteks on sellised baasid, mis asjad on Eestis varastatud, et kui me selle oma süsteemi paneme, siis tekib meil endal näiteks ka teavituste süsteem, kus siis need lähevad nii-öelda tulevad klienditoe poolele ülesse, et müüakse, ma ei tea, meie puhul näiteks reede õhtuti müüakse Ozempikut, et siis me teame, et keegi pani müüki ja me peame selle müügi kinni panema, et veterinaaria ja taime pool, politsei pidevalt võtavad meiega ühendust ja viitavad siis võib-olla mõnele probleemsele kohale. Ja loomulikult, millest oli ka juttu, et hea kindel teadmine, kellega suhelda ja mis teemal on alati abiks meie enda klienditoele. Ja see, mida me siin, ma arvan, ka täna teeme, ongi luua ühiseid sidemeid ja arusaamisi, et kuidas platvormid saavad abiks selles osas olla. Kuna meil on hästi palju kasutajaid, meil on hästi palju aktiivseid inimesi ostmas ja müümas, siis ma arvan, et digiplatvormid nagu Osta on kindlasti vajalikud ja eriti sellises e-kaubanduse ja digimaailma vaates. Nii et meil on Ostana väga hea meel selles kaasa lüüa, et turvalisi tehinguid on meie kindel üks tunnuslause ja kui saame kuidagi koostöös paremaks nii pärandvara kaitsel kui meie enda toote seisukohalt, siis hea meelega oleme avatud diskussiooniks. Aga aitäh ja kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Aitäh, Kristjana. Alati on, kui vaatad Osta või iganes müügiplatvormil arheoloogilisi asju, siis valus on. Seal on üks küsimus.
suur aitäh hea ettekande eest ja nii tore on kuulda, et te olete nii avatud koostööle. Mina töötan UNESCO-s ja mul on kolleeg Liina on ka Pariisis, kuulab konverentsi ja me oleme mõlemad väga elevil, et äkki tõesti oleme me leidnud lõpuks nüüd ühe platvormi, kes on valmis meiega koos kultuuriväärtuste illegaalse väljaveo vastast võitlust tegema. Et meie kogemuse põhjal need on väga keerulised vestlused olnud teiste platvormidega, te siin nimetasite eBay'd ja muid. Ja kõik need, mis te välja pakkusite, et oleme üritanud ka nagu vaadata, et mida ühesõnaga, kuidas me saaksime koostööd teha ja et see vestlused on olnud väga niimoodi vaevarikkad. Nii et hea meelega vestleme pärast kohvipausi ajal. Ja ikka. Kas on veel küsimusi? Kommentaare? Viljar? Ja, nii kaua kuni mikrofon Viljarini jõuab, siis mina kardan, et mul on hea meel, et see Osta.ee on nagu nii hea koostööpartner olnud, et minu kolleegid Muinsuskaitseametis on palju ühendust pidanud võtma kahjuks. Aga karta on, et kui te olete nii head, siis kõik kolivad sinna, kus on lihtsam. Ja. Okidogisse või? Ja. Kommentaariks lihtsalt, et küsimusi esitada tuleb isegi kas või oma isikliku selle konto alt, seepärast, et minu kogemus oli toona, et kui ma esitasin küsimusi ja kui ma ise tahtsin midagi osta ja esitasin küsimuse, siis tuli vastus, et aga miks Muinsuskaitse selle vastu huvi tunneb. Et isik kadus nagu organisatsiooniks, et see oli hästi raske, aga arheoloogia kohta oli tore alati esitada küsimusi selliseid trikiga, sest et nad rääkisid ennast vahele. Just. Et küsid küsimuse eest ja kirjutab, et ei ole kaevatud Narva-Jõesuu kalmistult. Lihtne. Täpselt, jah, kasutajad on siirad ja ausad ja tõesti jah, üks asi on anda nii-öelda siis, et ametliku küsimuse küsib näiteks Osta või ametliku küsimuse küsib keegi institutsioon, aga tõesti, kui küsida isiku alt, siis nad võivad arvata, et kohe läheb kaubaks ja annavad kõik info, et vahest neid tekste lugedes, kui ise neid otsides, siis tõesti leiad, et noh, et umbes, tegin seal, otsisin sealt, kaevasin sealt, et siis ei teagi, kas on puhas lollus või teadmatus, et ei oska hinnata. Nõnda, aeg on täis, tuleb minna jälle kohvi jooma ja aga mina siis oma selle ploki lõpetuseks tahaks öelda seda, et Viljar on muidugi imeline näide selles osas, aga inimene näeb seda, mida ta teab, et mida rohkem me teame, seda rohkem me näeme